Oma taustalt ma olen ökonomist. Kõige suurem loovus, mis mul üldse on tõenäoliselt matemaatilise statistikas. ja millele minu uurimustöö nagu peamiselt, või millele ma oma igapäevatöös keskendungi kõigele sellele tootlikkusele majanduses. Kust tuleb SKP, kust tuleb maksuraha, millised investeeringud toovad majandusse rohkem tulu hiljem tagasi, kuhu riik võiks panustada, kuhu ta võib-olla ei peaks panustama. Lihtsalt taustaks, et olen hindanud nii loomesektori suurust, milliseid biokütuseid tasub Eestis toota, kuni ka milliseid energiavõimsusi tasuvalt annab siia üldse rajada. Kõige selle baasilt, mis meil on. Aga miks ma siin täna olen, ongi see, et võib-olla natukene nügida seda narratiivi just selle kunsti, kultuuri, loomingu ja kogu selle majanduskeskkonnaga, mis meil on. Et me tihtilugu majanduses käsitleme neid hästi eraldi. Et kui me loeme uudiseid, me näeme, kultuuril raha pole, kunstisse ei allokeerita piisavalt, teatrite eelarved on liiga väiksed, kontsertide eelarved on liiga väikesed. Ja siis me näeme seda teist poolt, majandust, ehk töösturid. Metsade raieload, mahud, kui palju riik investeerib ettevõtlusesse ja me kuidagi käsitleme neid kahte nagu eraldi. Ja kui me võtame nüüd selle kasumitaotlusega ettevõtluse ja kultuuri edendamise, siis jah, nad ongi eraldi seisvad. Aga meil on ka tegelikult ju loomemajandus, mis tehniliselt ongi majandussektor, kus kasutatakse kultuurilisi, kunstilisi teadmisi ja oskusi ära ettevõtluses. No sinna hulka kuuluvad näiteks reklaam, audiovisuaal, muusika, kujutav kunst, käsitöö, arhitektuur, mis sinna veel alla läheb, kujutav kunst, arhitektuur, reklaam, mängutööstus läheb sinna alla ja kõik muud need valdkonnad, teatrid, samamoodi näitekunstid. Ja samas on see, et kui ma loetlen need justkui valdkonnad kätte, siis tihtilugu majanduses me mõtleme seda, et see on see lõpp-produkt, et meil on mingisugune maal, meil on mingisugune lugu, mingisugune helilooming, aga seal vahel on ka tegelikult väga palju tehnoloogilist ju. Selleks, et mingisugune teatrietendus õnnestuks. Sul on alates lavakujundusest kuni valgustustehnoloogiateni, helitehnoloogiateni, muusika, filmitööstus samamoodi, sul on ju kogu see vaheproduktsioon, mis on tegelikult hästi tehnoloogiamahukas. Ja Euroopas, kõigi nende arengukavadega me olemegi jõudnud sinna, et looming on ikkagi ka väga tehnoloogiast sõltuv ja see valdkond eeldab ka väga palju tehnoloogilisi teadmisi oma igapäevatöös, et saada selle lõpp-produktini siis. Vähem aga me räägime sellest, et kuidas muutub loome inimeste roll kogu selle tehnoloogia arenguga. Ja sellest me räägime oluliselt vähem. Ja see pool on täna valdavalt terves Euroopas suures mahus ka katmata, erinevalt Ameerika Ühendriikidest või Aasiast. Ja mis see tähendab? Et kui me vaatame viimast 5 aastat, siis on tegelikult see tehnoloogiline hüpe olnud päris suur. Meil on järsku tekkinud mingisugune tehisintellekt, meie arvutusvõimsused on läinud suuremaks, meil on peagi kvantarvutusvõimekused ja nii edasi. Aga milleks me neid tehnoloogiaid peaksime kasutama igapäevaselt? Kas selleks, et me kirjutame mingisuguseid, ma ei tea, oma programmeerimiskoode sellega või tegelikult see tarkvara peaks ka mingisuguseid probleeme lahendama ühiskonnas. Näiteks valeinfo tõkestamine, rahapesu tõkestamine, igasugused simulatsioonitarkvarad, mis valmistavad mingiteks kriisideks ette, ennustavad mingisuguseid asju ette ja nii edasi. Ja pahatihti me mõtleme, et selleks on meil vaja mingit IT-kompetentsi, mingit tehnoloogia-inseneri ainult. Aga tegelikult ei ole. Sest mida keerulisemaks muutub tegelikult see tehnoloogia, seda rohkem on selle tehnoloogia kasutamiseks vaja seda tõlkekihti, kes mõistab narratiivi, oskab selle tehnoloogia keskmes mingisuguse narratiivi luua, mingisugused süsteemid luua, selle tehnoloogia kognitiivselt mõistetavaks teha tavakasutajale.
või õpetada ka seda nii-öelda tehnoloogiat tuvastama neid õigeid nüansse, mida sa tuvastama peaks. Ja siin pöördub see roll tegelikult väga palju just loomeinimestele. Et tehisintellektiga, kus see teadmine tuleb teadusartiklitest, tuleb klassikalisest kirjandusest, igasugustest veebis saadavatest nii-öelda infoallikatest, sealt ta kogub oma teadmised ja siis vastab. Aga ta on matemaatiline algoritm, see on matemaatika ja matemaatika on põhimõtteliselt nii-öelda ta optimeerib alati, otsib selle kõige optimaalsema info välja, pakib ta kokku ja annab välja. Ehk masin ise ei ole loominguline, nagu me inimestena oleme. Ehk me saame taga replikeerida väga palju seda, mida me juba teame, aga me ei saa sealt päris uut väärtust luua, nagu me saame loomevaldkonnas luua, et meil on see mingisugune kujutlus, me suudame midagi ette kujutada ja selle kujutluse baasilt midagi täiesti uut luua ja pakkuda ühiskonnale. Ja sellega seoses ongi, et näiteks kui me võtame valeinformatsiooni tõkestamise, siis ongi see, et kus see AI teab, et tegemist on valeuudisega. Kes seda AI treenib, et ta õpiks algoritm, õpiks tuvastama neid mustreid. See on puhtalt kommunikatsiooni valdkond, sest nemad tegelevad sellega iga päev. Neil on see nii-öelda inimteadmine, et kuidas enam-vähem tuvastada ära. Näiteks ka Venemaa-Ukraina sõjaga. Prantsusmaa kulutas paarkümmend miljonit sellele, et näiteks osta sisse teenus ulmekirjanikelt. Miks? Selleks, et ükski sõda ei ole ju tegelikult samasugune. Ja kuna näiteks prantslased kasutavad ka seda tehnoloogiat ära nii-öelda võimalike stsenaariumite tuvastamiseks, siis ulmekirjanikud olid just nagu tollel hetkel need, kes siis võisid nagu võimalikult erineva spektri erinevatest võimalikest stsenaariumitest välja töötada, et seda mudelit treenida, et mudel oskaks ka nende stsenaariumite baasilt edasi mõelda. Teine või kolmas hea näide on Ameerika Ühendriigid. Ameerika Ühendriikides näiteks Esimese maailmasõja ajal kasutati päris palju ära Hollywoodi. Miks propaganda? Top Gun on näiteks Hollywoodi film, mis on kunagi Pentagoni poolt rahastatud. Pentagon ja Ameerika Ühendriikide sõjavägi andis filmidesse oma sõjatehnikat, tanke, lennukeid, püsse, kõike muud sellist. Ja ühtepidi nad kasutasid neid filme ära selleks, et mingit narratiivi ühiskonnas kujundada kogu sellest sõjasündmustest, aga teine asi natukene ka vaenlasi heidutada. Toimis väga hästi. Ja 90ndate lõpul siis otsustas Ameerika Ühendriikide kaitseministeerium tagada püsiva rahastuse California lõunapoolse ülikooli alla, et luua loovtehnoloogiate keskus. Ja loovtehnoloogiate keskus tänase päevani on siis täielikult rahastatud kaitseministeeriumi poolt ja seal on keskne roll just näitekirjanikel, kujutavatel kunstnikel ja tehnoloogia arendajatel. Ja mida nad seal arendavad? Nad arendavad sõjatehnoloogiaid, simulatsioonitarkvarasid, inimkeha arvutussüsteeme, kogu see narratiivi uuring, igasugused maapinna nii-öelda uuringud, simuleerimised ja kus nad näiteks kasutasid neid tehnoloogiaid, oli näiteks Afgaani sõda. Enne sõjale minekut siis loodi simulatsiooni tarkvara sõdurite treenimisel, et valmistada neid ette nii-öelda eetilisteks ja moraalseteks dilemmadeks, mis sõjas võivad tekkida. Et seda ei ole ainult see, et oskad püssi lasta ja kõik on hästi. Et seal on päris palju selliseid emotsionaalseid, eetilisi ja moraalseid aspekte ja kuidas saada tehnoloogia neid siis nii-öelda replikeerima sõdurite jaoks selleks, et nad oleksid ette valmistatud selleks sõjaks. Siis kasutategi näitekirjanikke kogu selle nii-öelda narratiivi loomiseks, et kuidas need erinevast kultuurist näiteks tsiviilelanikud võivad käituda, reageerida ja täiendavalt kasutati ka kujutatavaid kunstnikke või kujutava kunstieksperte, et luua see simulatsioonitarkvara siis võimalikult reaaleluline, et see ei oleks lihtsalt nagu meil mingisugune lihtsam arvutimäng, mida täna lapsed mängivad, aga et ta oleks nagu võimalikult tõsieluline. Ja aitaks sõduritel siis läbi katsetada neid erinevaid sündmusi, mis seal võivad aset leida. Hiljem kasutati sarnast tarkvarat ka näiteks sõdurid posttraumaatilise stressi nii-öelda raviks.
kus läbi selle sama simulatsioonitarkvara siis loodi sõduritele erinevaid positiivseid nii-öelda narratiive ja stsenaariumeid, et siis seda traumat sõjategevusest hiljem nagu vähendada. Ja tänasel päeval sellel instituudil on suur arv patente, kui me räägime üldse sellest tehnoloogia väärtusest, mis meil turul on, kõik need intellektuaalomandi väärtused. See on üks suuremaid. Ja kuidas seda saigi selleks üheks suuremaks, tegelikult ju oligi see, et sellest tehnoloogiast edasi, et meil on kuskil mingisugune insener, kes oskab mingisugust koodi kirjutada või mingisuguse roboti nagu valmis ehitada, on see inimkiht, kuidas see tehnoloogia suhtleb inimesega, kuidas see tehnoloogia valmistab seda inimest ette millekski. Ja kuidas see inimene, kes siis seda tehnoloogiat kasutab, mõistab seda nii-öelda tehnoloogilist väljundit, mida ta siis nii-öelda tarbib. Ja sama suund on väga palju ka Aasias, Koreas, Lõuna-Koreas, Jaapanis, Singapuris, kus tegelikult kogu see loomevaldkond alates brändist, kommunikatsioonist, kujutavast kunstist, näitekirjandusest, kirjandusest on väga sügavalt integreeritud just tehnoloogia arendamisse, sest et see tehnoloogia ju tegelikult ei ole ainult see, et ta on tehnoloogia pärast, aga ta samamoodi erinevates ühiskondades peab kandma mingit kultuurilist identiteeti, et ta oleks tarvitav või tarbitav. Ta peab, olema ikkagi tarbija jaoks kognitiivselt kuidagi vastuvõetav ja ta peab täitma oma eesmärki. Aga me ei õpeta ju keemikuid tegelikult seda, et kuidas näiteks materjaliteadustes, materjalikeemias, kuidas rõivakandja tajub mingit materjali, mida ta tunneb selle materjaliga. Meil on mingisugune common sense olemas või selline talupoja loogika, aga me ei mõista neid asju keemias niimoodi. Me ei mõista neid ka energeetikas selliselt, et kui meil on mingisugune energeetiline lahendus, me vaatame, mis need parameetrid on, aga me ei vaata võib-olla seda taju poolt, et kuidas ühiskond tervikuna reageerib, kui toimub mingisugune õnnetus, mis siis see narratiiv seal võiks olla, et kuidas erinevad inimesed evakuatsiooni korral näiteks reageerivad. Mis sealt edasi võib juhtuda ja nii edasi. Ehk seega, tulles siit nüüd edasi, me olemegi mõnevõrra sellisel üleminekuperioodil, et me ei saa tegelikult enam rääkida ainult, et meil on mingisugune kasumitaotlusega tööstus ja siis meil on eraldi kuskil mingisugune kultuur. Tegelikult selleks, et me majanduses oleksime edukamad, meil on vaja neid kõiki valdkondi. Ja mitte kõik näitekirjanikud, kunstnikud ei taha minna kasumitaotlusega ettevõtetesse tööle, see on täiesti okei. Aga kui me ei mõista kujutava kunsti ja selle loomingu nii-öelda rolli ei majanduses ega tehnoloogia arengus, siis juhtub see, mis on väga palju juhtunud, et me kipume üle vaatama selle nii-öelda teadmiste loomise olulisusele. Sest me ei seo neid ära, kus igal pool neid teadmisi võiks veel vaja minna. Et kunstiakadeemia lõpetanu ei pruugi sul panustada ainult nii-öelda kultuurilistesse väärtustesse. Tal on tegelikult ka võtmeroll ja niimoodi need õppekohad hakkavadki meil hariduses vähenema ja vähenema ja vähenema, kuni nad muutuvad väga-väga eksklusiivseks. Ja siis, kui me avastame, et jah, meil on tegelikult meil on nüüd mingisugune arv insenere, tehnoloogia arendajaid, ja me arendame ka neid tehnoloogiaid, aga majandus mitte midagi ei muutu, me ei saa sellest rikkamaks. Nagu täna on, et Eesti on väga tehnoloogiline riik, aga millegipärast me oleme head tehnoloogia kasutusele võtjad, aga mitte tehnoloogia loojad. Ja miks me ei ole head tehnoloogia loojad, kes tavaliselt teenivad ju rohkem selle intellektuaalomandi tõttu, on see, et me näeme seda tehnoloogia loomingut ainult tehnilise kompetentsina, aga me unustame ära selle loomingulise külje seal selleks, et see tehnoloogia muutuks atraktiivseks nii-öelda tarbija jaoks ja sellel oleks turgu. Ja sellega seoses, mina näiteks olengi teinud ka Kultuuriministeeriumiga koostööd, et just kuidas seda näiteks loomesektorit, mis juba on kasumitaotlusega, et kuidas teda näiteks majanduses võimestada. Ja paar huvitavat tähelepanekut, mis sealt nii-öelda tekkisid. Üks huvitav tähelepanek on see, et kogu selle loomemajandusega nii-öelda mõju, kui me läheme puhtalt numbritesse lihtsalt, et kui palju ta SKP toodab, kui palju ta töökohti loob ja kui palju ta makse maksab näiteks, on väga suuresti alahinnatud. Ja miks ta on alahinnatud? Sellepärast, et väga palju
loomeettevõtete tööst ja sellest väärtusest tegelikult realiseerub kuskil mujal, kui nad on kasumitaotlusega. Näiteks meil on disainer, selle disaineri siis oma firmalt palkab näiteks mööblitööstus. Näiteks maksab disainerile, oletame lihtsalt, 10 000 eurot uue tooli disaini eest. Mis lisandväärtus loomeettevõttes tekibki see nii-öelda töötatud aeg versus see kasum, mis see disainer saab. Aga mis juhtub mööblitööstus, kes selle nii-öelda tooli siis kasutusele võtab ja hakkab tootsma? Seda ühte disaini, seda ühte nii-öelda, ta toodab sellest 10 000 tooli ja müüb poole kallimalt edasi. Ehk see lisandväärtus, see kasumlikkus tegelikult realiseerub kuskil mujal. Sama on ka tehnoloogiatööstuses, et me vaatame kõiki neid tarkvaraarendusi ja asju, et seal on suur kasumlikkus. Aga need sektorid samamoodi tegelikult ostavad väga palju loomemajandusettevõtete sisendit. Ja siis nad skaleerivad seda ühte toodet, kuhu on see looming nii-öelda sisse pandud. Ja sellega ütleme, on väga palju sellest loomemajanduse nii-öelda olulisusest justkui nagu telkes kaduma läinud, sest need otsesed numbrid, kui me vaatame nende ettevõtete kasumid, ka seal on väga kõrgeid nii-öelda kasumimäärasid ja kõike. Aga lihtsalt on kuidagi struktuurselt väiksem, sest tegelikult see teadmine liigub ühest sektorist teise selle vahetarbimisega. Ja teine asi on nagu see, et millest me ka väga palju ei räägi veel, on, et täna Eesti loomemajandus moodustab ligi 3% SKP-st, mis on tegelikult päris suur. Globaalsel tasemel on nende valdkondade suurusjärg seal 5-6% SKP-st. See on tegelikult võrreldav maailma mastaabis näiteks autotööstusega. Ja miks on loomemajandus veel strateegiliselt oluline, on see, et enamus loometööst ei sõltu asukohast. Näiteks paneme Ida-Virumaale uue tehase püsti. Meil peab Ida-Virumaal olema see töötajaskond, kes seal tehases töötab, toodab ja teenib tulu. Aga loomemajanduses sa võid luua Tallinnas, Tartus, Pärnus, kas või Hiiumaal maakodus ja selle maksuraha nii-öelda sinna viia. Ja see on ka üks võtmekohti, mis tegelikult aitab väga palju üle saada nendest nii-öelda regionaalsetest ebavõrdsustest. Aga see eeldab ka seda, et meil on loomemajandussektor, mis õitseb, mis kasvab, millel on anda tööd igale poole regioonidesse ja on need turuvõimalused, et ennast läbi selle loomemajanduse realiseerida. Ja see loodetavasti ka, jõuab ühel hetkel Eestis järele. Samas ei saa me öelda, et Eestis on nagu kõik halvasti loomemajanduses, tegelikult on meil päris hästi. Euroopa mastaabis meie loomemajanduse valdkonna suurus on täiesti võrreldav teiste riikidega, nii tööhõive kui ka SKP poole pealt ja isegi ekspordi poole pealt näiteks, et kui palju me oma loomingut müüme välismaale. Oleme me Euroopas tegelikult päris kõrgel kohal. Minu mäletamist mööda ta oli mingisugune 4. koht kõigist Euroopa Liidu riikidest. Võrreldes tööstusega, millest me räägime hästi palju, et tööstus nagu juhib eksporti, et kui palju me tööstuskaupu suudame eksportida siia sinna kolmandasse riiki, siis näiteks loomemajandus ja loomemajandusettevõtted on just edukamad kaugetel kõrge lisandväärtusega turgudel, näiteks Ühendriikides, samas kui meie tööstus täna sinna nii palju ei pääse. Aga meie looming pääseb, sama kehtib ka Aasia kohta, et meie loomel on tegelikult päris suur väärtus väga rikastel turgudel. Ja süsteemse nii-öelda tõukega riigi poolt, et seda eksporti edendada, see nii-öelda proportsioon saab kasvada veelgi, mis tegelikult toob ju täiendavat lisaraha meie loomeinimestele lõpuks, kui nad saavad nendele turgudele kergemini siseneda. Ja mis siis veel? Võib-olla veel üks oluline asi, et kui me räägime üleüldse sellest nii-öelda majanduskasvust, siis viimastel päevadel on ka uudistes tulnud palju uudiseid, näiteks LHV panga analüütiku Vitsuri poolt ja ka oli vist Helenius, kes avaldas artikli meie nii-öelda tänasest majandusolukorrast. Ja mõlemad tegelikult tõdevad seda, et meie seda uut kasvu majandustervikuna ei tule, kui meie tööstus, meie teenused ei muutu innovatiivsemaks. Kui meil ei kasva need brändid, kui me ei rakenda seda nii-öelda intellektuaalset loomingulist teadmist, et me jääme kinni lihtsalt, sest teised maailma riigid, nad lähevad eest ära.
tehnoloogia areneb, kaubad arenevad, teenused arenevad. Ja kui me ei suuda seda inimkesksust nagu kogu selle tehnoloogia arengul nii-öelda silmas pidada, siis see olukord ei parane. Ja tegelikult sellega seoses minu hinnangul ka lähiaastatel suureneb oluliselt nõudlus loominguliste inimeste järgi, kes oskavad seda nii-öelda vahekihti tehnoloogia ja inimese vahel tõlkida sellesse vastavasse vormi, nagu vaja on. Nii et jah, ja kogu see nii-öelda loomemajanduse strateegia siis hakkabki keskenduma laias laastus nii-öelda 3 valdkonnale. Üks on loomesektori oma võimekused, kuidas tuua loomemajandusse nii-öelda rohkem seda kasvu, kuidas loomemajandust teiseks integreerida rohkem nii-öelda klassikalistesse tööstusharudesse, et ka nemad jõuaksid järgi ja tõstaksid oma väärtust läbi brändi, läbi disaini, läbi kunsti, läbi oma kasutaja kliendi mõtestamise ja kolmandaks ka kogu see rahvusvaheline nähtavus. Et riikidena me oleme aastaid konkureerinud üksteisega, et kes on kõvem tehnoloogiariik. Et äkki on nüüd see aeg tegelikult, et me ei tõlgenda ennast ainult kui põhjamaine tehnoloogia ja digiriik, vaid tegelikult kui põhjamaine loominguline digi- ja tehnoloogiariik. Et lisaks sellele, et me suudame siin midagi ehitada, me suudame sellele millegile, mida me ehitame, anda ka selle sisu tegelikult, mis vastab nendele väljunditele. Aitäh, minu aeg sai täis. Kas on paar kiiret küsimust? Mul. Ja. Et suur aitäh selle hästi selge ja arusaadavaks tegeva ettekande eest. Mul on see kommentaar võib-olla, et mis aitaks seda nagu nii-öelda kahte maailma kokku tuua, et kogu aeg on eraldi, et kui me paneme tööstusesse raha, siis me investeerime, me paneme kultuuri raha, siis me toetame. Et kas peaks nagu nii-öelda ka investeerima kultuuri ja kultuuri nendesse samadesse loome inimestesse, et nemad saavad kõik toetust, mis nii-öelda see loob hoiaku ja kogu ühiskonnas, mis tähendab seda, et see ei ole oluline. Seda me toetame, me ei investeeri sinna. Ja, see on ka üks sõnum, et me ei saa neid vaadata niimoodi eraldi, et meil on toetused ja meil on investeeringud. Sest et kui me ütleme kultuuri, kunsti ei toeta, siis me ei saa hiljem ka kultuurist välja kasvavasse ettevõtlusesse investeerida. Paratamatult, meil ei ole neid kompetentse teadmisi, see sektor lihtsalt ta läheb väiksemaks ja ta jääb lõpuks nii-öelda nende viljeleda, kes saavad seda endale ühel või teisel võimalusel lubada. Küsimus on ka et kas peaks need toetusi nimetama investeeringuteks, et ei oleks ühiskonnas sellist arusaama, et need kunstiinimesed, need muidusööjad, keda tuleb toita. Ja samas on ka see, et ma lihtsalt täiendan seda, et meil on ju ka nii-öelda kogu see haigekassasüsteem, et kuidas me siis räägime, kas me investeerime tervisesse, et meil keegi töötaks, teeniks seda nii-öelda tulu, maksaks makse või me toetame. Jällegi läheb väga hajuseks ka ministeeriumite nii-öelda kõnepruugis. Siis on ka haridus, kas me toetame haridust või me investeerime haridusse, et jällegi, et see on selline natukene nagu selline lähenemine, et kui me kohe ei saa mõõta, et me paneme 1 euro sisse ja meil on homme näiteks 3 eurot väljas, et siis me nimetame neid asju toetusteks. Väga lihtsakäeliselt, ilma mõtestamata seda, et iga euro kasvama ei lähe, aga need, mis lähevad, need lähevad väga kõrgelt kasvama tegelikult. Kultuuriürituste seda 1 euro nii-öelda investeeringu kasv või seda mahtu, seda on mõõdetud, et seal on, aga me endiselt toetame, et ehkki investeeringud toodavad väga hästi kultuuriürituste puhul. See on veel küsimus, et kas keegi tahtis veel küsida? Ma tahtsin küsida, et kas on tehisintellekti kontekstis mingeid muutusi kunstniku rollis? Ja praegu, kuna tehisintellekt on nagu, ütleme, niivõrd uus. Erinevad raportid, OECD, McKinsey, nad kõik tõlgendavad natukene erinevalt, et mis see nagu tulevik saab olema. Aga mis nagu nendest erinevatest raportitest välja tuleb, on see, et üks väheneb nii-öelda vajadus
hästi tehnilise lihtsa töö järgi ja 2 suureneb vajadus loovtöö järgi ehk need kõik kunstnikud, näitekirjanikud, kes suudavad mingit loovust rakendada, mida masin ei suuda sisuliselt. Aga see, et kas nüüd kunstniku roll muutub, ütleme päris, ütleme kuskil 180 kraadi, seda on raske öelda, et ega tõenäoliselt see klassikaline kunstkultuur ta säilib. Aga mingi osa, mis loomemajandus tegeleb, see on ikkagi muutuste nii-öelda tuules, et milliseid teenuseid vajatakse. Veidi viitaks, siin oleks täpiline bänd läbi pakka. Ühesõnaga, et kunstniku roll kui tehisintellekti, kuidas seda sõnastab, läusti, eks ju, vastu. Ma pean silmas seda, mis on see Engine de Portrait, et väidetavalt mille siis üks populaarsuse põhjus on see, et ta kuidagi, ma ei tea, kas ta teeb sellist asja, mida tehisintellekt ei suudaks, et ta ei suudaks, aga sellest on kuulnud midagi, et kunstniku, see on nagu oluline rolli muutus. Nii ja naa, selles mõttes, et täna ikkagi seaduse mõistes tehisintellekt ei saa olla intellektuaalomandi omanik. Ja selles mõttes looming kui selline ikkagi omistatakse inimestele, sest tehisintellekt, nagu ma ütlesin, ta on matemaatika. Ta optimeerib mingisugust olemasolevat teadmist, kogub kokku, hindab statistiliselt ära, mis on kõige tõenäolisem vastus, mis ta sulle peab andma, ja siis annab selle välja, aga see põhineb teiste inimeste loomingul. Nii et kuna ta ei loo uut teadmist, uut visuaali, siis täna ikkagi see seadusloome läheb sinna, et tehisintellektiga loodud nii-öelda materjalid, looming, nad ei kuulu intellektuaalomandi alla, jättes ikkagi kunstnikule selle suurema rolli, et kui inimene loob mingisuguse nii-öelda materjali või teose või asja, siis tema saab seda kommertsialiseerida ja intellektuaalomandiga kaitsta. Tehisintellektiga loodud sisu ei saa kaitsta täna. Ja tõenäoliselt aga tulevikus süveneb. Ja isegi ütleme see ju diskussioon, et kuidas näiteks kaitsta inimeste häält, mida saab masinaga replikeerida, nii-öelda nägu, kehaehitust, mis täna justkui läheb nagu isikukaitseandmete alla. Aga et kuigi ütleme siin nüüd mingi vahe oli see diskussioon, et tehisintellekt loob nagu nii palju kiiremini, et kas kunstnikel enam on seda nii-öelda sisu või rolli, et kes nagu seda näiteks kirjandust loovad, laule kirjutavad, mingisuguseid videoefekte loovad, siis nüüd ta ikkagi nihkub sinna, et see roll jääb inimestele ja masin lihtsalt on nii-öelda toetav ja masinaga tehtud looming ei ole selles mõttes kommertsialiseeritud samamoodi nagu näiteks maailm või muusika. Kas see vastab enam-vähem ära? Sõnastus ikkagi turg. Jah, sa saad müüa. Õiguslooma samuti. Jah, aga kui keegi sinult selle AI teose varastab ja seda ka kommertsialiseerib, siis sul ei ole mitte mingit kaitset enam selles mõttes. Kas võib küsida veel aega? Me üldiselt peaksime minema edasi oma vestlusringi, kui on väga põletav ja küsimus. Aitäh. Jutt oli siin põhimõtteliselt sellist asjast nagu kunstiline sekkumine. Kuidas see seis EKA-s näiteks praegu? Selles mõttes, et kas räägitakse? Ma ei saa EKA kohta rääkida. Ma olen ise Tehnikaülikoolis, ma teen küll EKA-ga koostööd, aga sellist nagu siseinfot minul täna nagu ei ole, et ma ei oska seda tõesti kuidagi kommenteerida. Tehnikaülikoolis ma võin nii palju öelda, et mina töötan koos näiteks keemikute ja energiainseneridega, neile väga kunstnikud on hakanud meeldima. Sest nad saavad aru, et nende teadus toppab, sest neil ei ole seda tõlkekihti. Aga EKA poole pealt ma kahjuks jään vastuse võlgu. Jah, et need kunstnikke ootavad uued väljakutsed. Ja, meil kõik insenerid praegu võitlevad nende eest. Aga aitäh! Suur tänu!